10 aastat toimusid tantsuklubi ritmavõistlused väikeses Nõmme kultuurikeskuse saalis, kuid 10 aastaga oli seniortantsijate tantsutase muutunud palju paremaks, liikumine palju hoogsamaks ja floorkrafti oskuslik kasutamine järjest olulisemaks. Suurenenud oli ka võistlustest osavõtvate tantsupaaride ja tantsuklubide arv. Seetõttu vajasime järgnevate võistluste läbiviimiseks juba suuremat saali ning järgmise 4 aasta jooksul toimusid tantsuklubi ritmavõistlused juba palju suuremas saalis Rae kultuurikeskuses.
Planeerides tantsuvõistlust Ritmo 15, soovisime seda korraldada palju suuremas saalis ja pidulikumalt, kuid loomulikult ei olnud meie rahalised võimalused suure saali rentimiseks piisavad. Seetõttu tundus atraktiivne viia meie võistlus läbi osana rahvusvahelisest tantsuvõistlusest Õud Toomas Trophy, hilisema nimega Tallinn Trophy, mis toimus Eesti kõige suuremas ja esinduslikumas kontserdi- ja spordihallis Saku Suurhallis. Võistlus saigi teoks 22. aprillil 2011. aastal. Paraku jättis võistluste läbiviimine soovida. Võistlejate eelregistreerimine oli ebatäpne. Võistlus venis hiliste öötundideni. Tantsijad olid väsinud ja pealtvaatajad lahkusid enne finaalide lõppu. Kuna Õud Toomas Trophy korraldusmeeskond oli lubanud eelmisel aastal ilmnenud puudused kõrvaldada, siis otsustasime veel kord proovida ja viia tantsuvõistlus Ritmo 16 läbi osana rahvusvahelisest tantsuvõistlusest Õud Toomas Trophy. Võistlus toimus 20. aprillil 2012. aastal Audentese spordikeskuses. Korraldus oli küll veidi parem kui 2011. aastal, kuid siiski ei vastanud see meie ootustele. Publiku huvi võistluste vastu oli pea olematu, mida ilmekalt illustreerisid pea inimtühjad tribüünid. Otsustasime, et selline koostöö meile ei sobi ja edaspidi korraldame Ritmo võistlusi ainult iseseisva võistluse
Käesolevas videos andsime põgusa ülevaate tantsuvõistlustest Ritmo 11 kuni Ritmo 19. Need 9 aastat olid otsingute ja leidmiste aeg. Oli nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi, kuid need aastad andsid meile ka palju hindamatuid kogemusi, sügavat mõistmist seeniortantsu olemusest ja sellest, kuidas peab korraldama võistlusi nii, et need vastaksid seeniortantsijate ootustele ning milletel osalemine teeb tantsijad rõõmsaks ja õnnelikuks, annab neile palju uut positiivset energiat ning tekitab meeldiva ootuse, millal saaks osaleda järgmine kord sellisel võistlusel. See kõik andis meile julgust ja enesekindlust astuda järgmine suur samm. Otsustasime, et järgmised tantsuklubi Ritmo võistlused korraldame maailmakarika etappidena ehk siis WDSF Open võistlustena. Aga sellest juba meie järgmises videos.